sellist magnetväli leidmist olukorras, kus meil on magnetipoolmoment ja teljest eemal kaugusel delta teljest ja kaugusel R magnetipoolist on meil punkt, kus me tahame teada magnetvälja. Ja nagu öeldud, see teine meetod seisnes Gaussi teoreemi rakendamisest. Ja kuidas siis ikkagi saame Gaussi teoreemist selle vastuse? Meil on siis niisugune olukord, et siin on meil magnetipoolmoment M, siin on telg, kaugus R ja siin on meil kaugusel delta, on meil punkt, kus me tahame teada saada magnetvälja radiaalkomponenti. Mis me teeme, on see, et me võtame mõttelise sellise kilokarbi kõrgusega delta R ja raadiusega delta ja rakendame sellele Gaussi teoreemi. Gaussi teoreem ütleb, et magnetvoog peab olema 0 maaravoog. Aga meil oli siin teada magnetvälja teljese olenes komponenti me teadsime. B teljesuunaline siin. B paralleelne on võrdne. Ja see oli meil niisugune asi nagu μ0 jagada 2 piiga. μ0 jagada 2 piiga R kuubiga ja magnetmoment M. Niisugune asi. Aga nüüd, kui me võrdleme, magnetväli läheb siia alla ja ta läheb sisse, tulevad ühest tahust ja teisest tuleb välja. Aga see siin on kaugemal, delta R võrra. Nii et siin on magnetvoog nõrgem. Nii et selle tõttu meil läbi nende kilokarbi põhjade on magnetvoog natuke erinevad. Natuke rohkem tuleb sisse, kui välja läheb. Mis see tähendab? See tähendab seda, et natuke peab külgelt ka välja minema. Just kogu summaarne voog peab olema 0. Nii et me saame nüüd niimoodi, et B ristsuunaline korda siis kaugusel R on meil kaugusel R korda pi delta ruut on see, mis sisse tuleb. Välja läheb miinus B paralleelne kaugusel R pluss delta R korda pi delta ruut. Ja siin pi delta ruudu saame sulgu ette tuua. Pi delta ruut ja delta B paralleelne. Aga delta B paralleelne, selle me saame tuletise abil. Oleme Taylori rea esimene liidetav, see lineaarne liige, see annab meile pi delta ruut korda DB paralleelne jagada DR-iga korda delta R. Ja lisaasja saame. Nüüd võtame selle tuletise ära ka. See tuleb meile 3 kahendikku. See tuleb meil 3 kahendikku 2 piiga μ0 M jagada R4-ndaga. Tuletis R järgi, eks ole, korda delta R korda pi delta ruut. Selline asi. See on nüüd ühest küljest nii palju erinevad, nii palju on meil summaarne voog, kui arvestame ainult need konservi põhjasid, karbi põhjasid. Külge ja pinnad nüüd. Külgpindadelt läheb, kirjutab selle teise värviga. Külgpindadelt läheb meil siis märkime need küljed läbi teise värviga. Külgpindadelt tuleb meil siis
kõigepealt nende pindala. 2pi korda delta on ümbermõõt, kõrgus on delta R, see on meil selle pindala. S külg. Ja korrutame selle B radiaalsega. Ja see kõik peab olema võrda nulliga. Ja siit me saame B radiaalse. On võrdne, nii, nüüd mis juhtub, ühed piid taanduvad ära, see 1pi jääb alles, see 2 läheb sinna, tekib 4, tekib 3 neljandikku, müü 0, M, delta R-id taanduvad välja, näitasin ka, kuidas need piid välja taanduvad, eks ole. Siis delta taandub ka natuke välja ja müü 0 M delta jagada nii 2 ja 2 pi. Pi jääb alles ja R4 jääb alles. Ja saime tulemuse ja vaatame, mis meil enne oli ja enne oli meil täpselt selline asi. Nii et mulle tundub, et niimoodi on nagu märksa lihtsam, eks ole. Enne pusisime tükk aega, seda me tegime vea ka veel kõigele lisaks sisse, aga praegu tuli ilma veata ja kiiresti. Et kui me oleks enne ka natuke paremat otsust sisse hakanud, siis oleks meil natukene valutamalt läinud kõik see värk. Nii, kas see meetod siin on praegu arusaadav? Kuidas see magnetvälja radiaalkomponendi leidmine käis Gaussi teoreemi abil. Nii et neid Gaussi teoreemi, tsirkulatsiooniteoreemi, neid me saame kasutada väljade leidmiseks. Kui meil on piisavalt sümmeetriat, antud juhul on, telg silindri sümmeetria. Nii. Tõstke käsi, kui on see siin on arusaadav, mis praegu tahvil on. Nii, nüüd aga see, mis meil enne tahvli oli, ma arvan, et seda oli päris palju ja ma kardan, et ega see vist tõenäoliselt kõik need tähelt ehk ei suutnud siin koha peal kõik jälgida. Küsimus on pigem nendes üldistes põhimõtetes, kuidas me lähenesime. Kas need üldised põhimõtted, kuidas me lahendasime seda enne, on arusaadavad eelmise poole sees? Nii, sellisel juhul. Kuigi nüüd seda teoreetist uut materjali väga palju ei ole, see täna. Siis mul on tunne, et võib-olla teoreetist materjali rohkem kuhjat äkki läheb ka palju. Et mida me põhimõtteliselt saaks, oleks järgmine teema, oleks elektri- ja magnetväljad aines. Aga need on nüüd, ma arvan, et meil on loengut siiski veel piisavalt palju, et me jõuame need ka läbi võtta. Mis me peame veel läbi võtma, on elektriahelad ja siis ongi need elektri- ja magnetväljad aines ja siis kuidas me arutame magnetitega teeme arvutusi, need tuginevad sellele elektromagnetväljadele aines. Nii et suur osa sellist keerulisest materjalist jääb meil järgmises semestrisse elektrodünaamikasse. Nii et ma arvan, et võib-olla me ei pea praegu nii hirmasti ruttama, et mul on tunne, et kui me praegu hakkaksime elektromagnetväljad aines võtma, et siis teile kõigi pead hakkasid suitsema. No korraga, head asja korraga mõõdukalt. Et selle asemel lahendame natuke ülesandeid. Ja jällegi me saame natuke kinnistada seda, mis me siin täna saime, läbi võtsime neid samu võõrandeid ja samu meetodeid, katsume võib-olla natukene vaadata ühte ja teist ja kolmandat. Et mäletate meil eelmine kord ja koduülesanne.
ja Rauno käis ka näitused, oli teisi tehtud see, aga natuke võib-olla keerulisemalt kui vaja oleks olnud. Küll aga see, mida ta tegi, on natuke tegelikult täiesti kasulik asi. See integraal, et seda saab üldjuhul elektrivooluga jupi tekitatud magnetvälja arvutamiseks. Ja see ongi üks väike harjutus, mida me võiksime praegu proovida teha. Nii, et nüüd konkreetne oleks, millest me räägime. Ma teen sellega sai praegu nagu üks osa läbi, ma muututan selle ka ära. Ja vaatame natuke koduse teema, ma ei hakka praegu seda kodulööd päris läbi tegema, sest tegelikult kuidas see kodutööga on tõstke käsi, kes arvab, et sai enam-vähem tehtud. Siis ma arvan, et ma praegu võib-olla seda läbi ei tee. Ja päevaga niikuinii teete sarnaseid ülesandeid veel, ja ma arvan, et sellega teeb. Enese kontrolliga ka ei teki väga palju probleeme. Küll aga me võtame ühe osa sellest kodutööst. Ja kodutöös oli meil niisugune olukord, et meil oli siin sirgpool, pööra, siis läks jälle sirg. Nii, kõigepealt ma räägin selle väikse nipi ära, kuidas oleks saanud lihtsamalt, eks ole. Me võtame selle pool lõpmatu voolu tekitatud magnetvälja siin punktis. Ja kuidas seda leida? Me vaatame biosolaari järgi on selge, et kõik need punktid panustavad niimoodi nagu tahvliga rist, eks ole, kõik need panustavad samas suunas. Biosolaari järgi meil magnetväli on risti vooluga, on risti koha vektoriga ehk teisunu tahvliga on see, kõik need panustavad samas suunas, et nad kõik liituvad. Nii, ja kui me mõtteliselt võtaksime sellise lõpmatut juhet, vaataksime, siis see panustas ka täpselt sama palju siin. On nii, eks ole. Sümmeetria tõttu vasakpool panustab sama palju kui parem pool. Ja ka selle jaoks me teame vastu. Eks ole, meil sirgpool siis oli selline asi, et V on võrdne müü 0 korda I jagada 2pi ja kaugusel. Oli selline vale. Aga nüüd see pool järelikult tekitab poole vähem, eks ole, on ju nii. Nii järelikult praegu siin see tekitab meil siia, B on võrdne müü 0i jagada 4pi R-iga. Aga see tekitab sama palju, nii et kokku tuleb ikka nii palju, kui need kokku liidab. Nii et need kaks poolt annavad nagu sirge kokku ja see, et ta nüüd on teises suunas, see ei olegi väga oluline. Päevuga ta ilmselt teete mingeid selliseid, kus see on veel, ühesõnaga see pool siin läheb meil näiteks tahvliga risti, et ta tuleb hoopis meie poole, et praat tuleb siia, siis pöörab ja siis tuleb meie poole näiteks. Siis need suunad lähevad juba natukene tuleb Pythagorase järgi neid liitma. Aga, ja mida ma tahtsin teiega praegu teha, mida siin oli niimoodi, et ta integreeris. Leidis selle magnetväli integreerimise tee. Ja nagu te näete, siin ei oleks seda vaja olnud, aga meil võib olla selline olukord, kus on vaja. Näiteks, kui me tahame leida sellist asja, teeme niisuguse toreliku, niisugune vool. Ja küsime, milline on nüüd magnetväli siin keskel. Vool on nii ja külje pikku sõna. Nüüd oleks meil vaja leida sellise ühe jupi tekitatud magnetväli. Kes pärast need kõik on samas suunas ja liita kokku. Ja nüüd on meil tõesti vaja integreerida, eks ole. Ja sellise ülesande jaoks on vaja täpselt teha nii, nagu raanas oli ja vaatame, kuidas see teeb. Aga praegu on selle jaoks, me vaatame, alguses me lahendame seda, või me lahendame natuke sellist ülesannet, et meil on sirgpool, ainult jupp. Reaalselt sellist üksikut jupp ei saa olla, aga me vaatame just nagu oleks. Ja nüüd tahame selle sirgjupi tekitatud magnetväljas siin punktis saada teada. Ja kirjeldame seda nüüd niimoodi, et selle punkti kaugus A ja nurk alfa, mis siin moodustab.
kirjeldame seda niimoodi ja voolutugevus on niiviisi. Ja kuidas me seda leiame, võtame siit mõttelise jupi, pikkusega DL. Kõik näeb vastavalt samas suunas magnet välja, nii et me vektoritega ei pea jändama, võime skalaarselt kirja panna. dB on võrdne μ0 korda I korda DL jagada 4pi R ruuduga. Aga siin tuleb nüüd, meil on vektorkorrutis, meil on I ja raadiusvektori vektorkorrutis ja sinna läheb nurga siinus. Nii et kui siin on meil näiteks nurk phi, siis siia tuleb siinus phi. Selline asi. Nüüd me tahaksime seda integreerida. Aga meil on muutujad. B on ühest küljest vasakul pool, aga me läheme vasakult paremalt poolt võtta integraali. Aga siin on see väike probleem, et siin on meil 3 muutujat, L, phi ja R ja nad on kõik üksteisest sõltuvad. A on konstant. Nii et me tahaksime praegu, mis me peame tegema, peame avaldama siis näiteks DL-i. Meil on otsustamise küsimus, kas me võtame integreerimismuutujaks L-i või phi. Ja tegelikult etteruttavalt öeldes phi on natukene lihtsam pärast integreerida. Et ma arvan, et Rauno tegi seda L-i järgi ja siis ta võttis matemaatika appi, mis ei ole ka part, täiesti võib seda teha, aga vaatame äkki me saame ilma. Nii et meie projekt on selline, et me avaldame kõik suurused, me avaldame praegu selle phi abil. Ja sellisel juhul on meil niimoodi, et L, olgu meil L tegelikult see vahemaa. Ja sellisel juhul DL on, siis vastab lihtsalt L-i muutuseks üle seal. L on meil võrdne praegu, mis ta tuleb. A ja phi, see on siis meil tangens, eks ole. Ta on meil A jagada A korda kootangens phi. See on nii. Järelikult DL, võtame siit vasakult paremalt poolt diferentsiaali. DL on kootangens phi tuletis. Mis on kootangens phi tuletis? Üks jagatud. Siis kosinus roodus. Sinus roodus. Sinus roodus nimi on? Nils. 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 Pool plus pool. DL on D phi jagada sinus roodus phi. Ja peale selle on meil siin R ehk kaugus. R on võrdne meil. Siin on midagi puudu, A on puudu, dimensioonid ei klappi, eks ole. A korda A on alles ära. Nii, R on võrdne meil A. See on R ja see on A, see on jagada sinus alfa, eks ole. Need kokku nüüd, kui me nüüd asendame, saame dB on võrdne μ0 I jagada 4piga. Nii, nüüd DL, üks sinus taandub ära. Aga kirjutame kõik välja ja pärast vaatame, mis juhtub. Sinus phi. Nii, nüüd tuleb DL korda A korda D phi jagada sinus root phi. Ja siis tuleb meil jagada R-iga. Ja ka R on meil A jagada sinus alfaga ja see tuleb meil sinus root alfa ja jagada A ruuduga. On seda. Mitte alfa phi, mis ma siin järsku alfa peal. Phi on integreeriv. Alfa on see otsa juures, aga muidu on ta phi.
Nii, ja nüüd tundub, et meil taanduvad ära. Jääb alles müü 0 i jagada 4 pi ja a-ga. Ja sinus phi de phi. Ja järelikult B on võrdne nii siinuse integraal on meil siis mis? Sõltub ju. Mida? Mis ta on? Miinus kosinus, nii. Okei, ma arvan, selle efekti ma ei anna liiga lihtne. Aga miinus kosinus, 0, panen miinuse ka siia, i jagada 4 pi a-ga, kosinus phi ja nüüd mida see phi teeb, ta läheb meil 0-st kuni alfani. Ta läheb meil 0-st kuni alfani, aga tegelikult me praegu ei või, me võime tuua nagu sellise juhtumi, et ta ei lähe mitte lõpmatusse, vaid ta läheb beeta. Toome turga beeta ka siis ta läheb beetast alfast beeta. Olgu see meil beeta. Nii, ta läheb, et ta integreerime me alfast beeta nii. Ei. Alfast beeta. Nii, ja see on siis võrdne pidi meil ikkagi integreerime. Aga meil nii teist me saame positiivset tulemust. Me saame positiivse tulemuse, kui meil on beetast on alfast beetani. Beetast alfani me saame positiivse. See turud fiirad negatiivne. See on siis, tuleb meil müü 0 i jagada 4 pi a-ga korda kosinus beeta miinus kosinus alfa. Selline asi. Ja päris ilus lihtne vale, eks ole. Ja nüüd, kui me tuleme selle kuusnurga juurde, no siis nüüd on seda päris lihtne teha, eks ole. Me leiame ühe segmendi oma ja korrutame 6-ga. Nii et kui see siin on meil A, lihtsuse mõttes tähistame selle A-ga, mitte küljepikkus, vaid selle tähistame A-ga, siis sellisel juhul B on võrdne 6 korda müü 0 i jagada 4 pi a-ga ja nüüd kosinus beeta miinus kosinus alfa, no nad on, see nurk läheb meil üle 0 miinusesse, nii et ta tuleb meil kokku kahekordne üks kosinus. Korda 2 korda kosinus sellest nurgast siin, selle nurga kosinus. See on siis kosinus 60-st ehk 1/2, kas pole? See annab meil ühe parasjagu. See tuleb siis 3 müü 0 i jagada 2 pi ja a-ga. Saime sellise tulemuse. Nii tõesti käsi, kui on aru saada. Nii, ja kui meile juba kõike meeldib kahte moodi teha, siis tegelikult me saaksime selle tulemuse, mis siin oli, ka saada teisel moel. Huvitav, mis see võiks olla? Mis see teine moodus võiks olla?
Mis sa küsisid täpselt? Jah. Sa küsisid? Ma küsin, et huvitav, milline see teine moodus võiks olla küll selle magnetväli leidmiseks selles ülesandes siin, kus meil jupp. Sa ei tee nurgaga, sa teed küllega. No meil oli 2 meetodit, meil oli Biot-Savary oma ja tsirkulatsiooni teoreemi oma. Teine on loomulikult tsirkulatsiooni teoreemist. See Biot-Savary me kasutasime. Pange nüüd tähele seda, et Biot-Savary puhul me ei kasutanud nihkevoolu. Mäletad see üsnaga, nihkevool tegelikult meil Biot-Savary ei lähe. See on ikkagi, kui me arvutame Biot-Savary abil, siis tegelikult päriselt see vool, mis meil on, üldse ei mängi projekti. Küll, aga kui me teeme tsirkulatsiooni teoreemi abil, siis me ei tohi päris ära unustada seda nihkevoolu värki, seda elektrivälja tuletisega liidetavat seal paremal pool. Ja projekt on selline. Meil on siis selline sirge vool, aga nüüd meil tuleb vool siia, aga siin lõpeb, ta tuleb lõpmatusest ja siin lõpeb ta ära. Ja vool ära lõpeb, mis siis juhtuma hakkab. Kui meil on maantee ja autod sõidavad järsku, on tee remantide lõpeb ära, mis siis juhtub. Ummik, autod hakkab kogunema sinna. Siin on sama lugu, elektrijuhe lõpeb ära, laengud hakkavad kogunema. Nii. Ehk siis teisisõna siin, me kujutame ette, et siin otsas on pisikene kuulike ja siia nad hakkavad laengud kogunema. Q võrda I korda T. Laeng selle kuulikese peal istub. Ja järelikult hakkab selle kuuli ümber meil tekkima elektriväli. Sümmeetrilt kõik just suunad, nagu ikka, elektriväli E on võrdne 1 jagada 4 pi epsilon nulliga korda I korda T jagada kauguse ruuduga. Elektriväli hakkab tekkima. Nii et nüüd, kui me võtame mingisuguse punkti ja tahame rakendada seal seda tsirkulatsiooni teoreemi, no näiteks kusagil siin. No, ma lähen muidugi valemiga siin risti, tegelikult seda valemit, ma arvan, et seda meil hetkel alles tekstud olla. Nii, siin punktis, siis meil on niisugune lugu, et kui me kirjutame välja siin tsirkulatsiooni teoreemi, siis meil on küsimus, millise selle veebikile me võtame läbi, mille me arvutame seda nihkevoolu. Nii et kui me võtame ta näiteks sellise siin teeme sellise rõngakujulise kontuuri, mille jaoks me hakkame tsirkulatsiooni välja kirjutama ja nüüd me peame selle seebi kile tõmbama. No kõige lihtsam oleks ta võtta sellise kera pinnana, eks ole. Sest siis oleks selles iga kera punktis oleks täpselt samasugune elektriväli, sest on see punktlaeng ja ta võrdsel kaugusel. Nii et kui ta on siin kaugusel R, ta on igal pool kaugus R, elektriväli on ühesugune. Selle valemiga siin antud. Nii et siis me saame elektrivälja voog, tähistame ta siin praegu phi E-ga, on võrdne, kuivõrd E ja pinna normaal on samasuunalised, siis see taandub meil lihtsalt pindajale ja elektrivälja korrutiseks, see on E korda S lihtsalt ja E on meil siit, tuleb küsimus, mis on S? Kuidas me leiame selle pindala? Kas keegi oskab sellist ülesannet lahendada nagu
kera, tead nagu see vastlakukil, eks ole, kui palju vastlakukli pinda, välisele vastlakukli mütsi pinda. Kas te oskate neid? Jah, kera jaoks, kera, lõige keras, sellega kumera pinda pindala. Kas see ei ole? Kogu pindala, aga kui me lõikame sealt selle mütsikese ära, vaadake siin, läheb mängu, aga mis oli see protseduur? Me võtsime kontuuri, ringikujulise. Me ühest küljest kirjutame tsirkulatsiooni selle kontuuri jaoks. See on E korda 2 PR. Või seda pidi. Ja kui ma kohe annan pärast sõna. Teisest küljest on elektrivoog, mis läheb läbi selle mõttelise pinna, mis on tõmmatud nagu kile sellele ringile. Nii et mängu läheb ainult selle osa pindalasi, mitte terve 4 PR-ruut. Nii, palun. See ei ole, kui sa võtad nurgas teeta, siis kuni selle lõpuni, see nurga peaks siis olema R on ühtlane raadius ruudus ja siis siinus seeta ja üle teeta siis. Integraal või? Jah. 2 pi peal korrutada. Jaa, aga mis vastus tuleb? Sõltub nurgast. See iga suvaliselt tüki osa keras on sama pindalaga, et see oleks lihtsalt selles nurga siinus. Korda veel kord, see on enam päris juba see, mida ma kuulda tahan, võib-olla. Ütle veel sellest. 2 pi ruudus korda siinus teeta. 2 pi ruud korda siinus teeta. Ei, mitte siinus. Koos, siis oleks integraal üle siinus. Jah. Nii, mis sellest tuleb? Siis 1 miinus kosinus seda. Miinus. Nii. Ja Ardo, ja mis sa öelda oli? On see iga suvalise nagu paralleelselt segmendi kerast on iga pindala ju sama. Sama, ma saan aru, kuivõrd ma tean, mis on õige vastus, ma saan aru, mis sa öelda tahad, et ma arvan, et see on õige. See ei ole küll päris täpne formuleering, aga ma arvan, et õige peaks öelda, nii et teen neil mõlema siin pool punkti juurde. Nii, siis ühesõnaga, mis selgus, kasulik matemaatiline fakt, see, et kui te võtate keeraga ja võtate siit mingisuguse sellise kihi, siis selle pindala siin on meil lihtsalt võrdeline selle paksusega. Ehk siis võrdsetega paktustega kihid annavad nende külgpindal on üks ja sama. Seda ei ole ka keeruline üldse tulestada. Me võtame siit mingisuguse, hakkame integreerima, võtame siit väikse kihi DH. Nii, nüüd selle pindala siin, DS, on võrdne. Ja toome sisse selle paksuse, see DL, mis võiks olla DS. Pidi seda ka, eks ole. Ei, see ei ole hea. S on juba siin olemas, väike S ja suur S on liiga sarnased. Kirjutame räägiks DT. DT on meil võrd, kuidas ta DH-ga seostub. Ta on, eks ole, tuleb meil, ma pakuks, et kui meil siin on nurk alfa, siis sellisel juhul DT on DH jagada koosinus alfa äkki. Jagada siinus alfa. Kui alfa läheb nulli, siis see DT läheb väga suureks. See on DH jagada siinus alfa. Ja DS on meil võrdne
2 pi r ja see on meil siin r. Kaks pi r korda dt on võrdne kaks pi r korda dh jagada siinus alfaga. Aga r jagada siinus alfaga on meil see suur raadius r. On võrdne 2 pi r suur korda dh. Ehk nüüd me saame kohe ilusti integreerida, s on võrdne 2 pi r korda delta h ehk selle kihipaksus. Ja kui delta h saab võrdseks 2 r-iga, tuleb meil 4 pi r ruut, eks ole. Nii et antud juhul meil läheb mängu siia. See on võrdne e korda, aga siin on väike r, eks ole, väike r 2 pi r ja me tahame seda paksust siin, eks ole, see on meil delta h. Nii et see tuleb meil siis, kui meil see siin oli meil nurk alfa, eks ole, enne. Kui see oli nurk alfa, siis tuleb meil siiani on r korda, lihtsalt r, eks ole, see vahem on r, see on r korda kosinus alfa, nii et see tuleb 1 miinus kosinus alfa. See on võrdne 2r korda 1 korda r ruut korda 1 miinus kosinus alfa. Pole. Kaks pi r ja paneme ta niimoodi pikemalt. 2 pi r korda delta h on võrdne r korda 1 miinus kosinus alfa. Nii et phi e on võrdne 2 pi r ruut korda 1 miinus kosinus alfa korda e. Ja nüüd muidugi siin ma ja nüüd paneme selle e sinna sisse. Kui paneme siin on võrdne i korda t jagada 2 epsilon 0 r-ruuduga, r-ruudud taanduvad välja. Epsilon 0-ga ja 1 miinus kosinus alfa. Ja nüüd tsirkulatsiooniteoreem ütleb meile seda, et 2 pi r korda b magnetvälja tsirkulatsioon on võrdne d phi e jagada dt-ga mooduli. 2 või mis on? 2 pi r b magnetvälja tsirkulatsioon. Ja siin oli meil tegelikult müü 0 ja epsilon 0 ka sees. Et kirjutame ta siia uuesti välja korra. Meil oli selline asi, et integraal b dl on võrdne müü 0 korda i pluss epsilon 0 korda elektrivälja voog. Selline valem oli. Ja selle tuletusaja järgi. Selline valem. Nii et me peame võtma epsilon 0 korrutama phi e-ga. Ja seda i-d meil ei ole. Epsilon 0 tuleb võtta siin ja müü 0 tuleb ka võtta. Nüüd see epsilon 0 taandub ära. Tuletisest kukub t välja. Saame siis, et see on võrdne i
korda 1 miinus koosinus alfa. Nii, korda müü 0 jääb alles. Epsilon 0 nagu öeldud taandub ära, siit tuleb 1 kahendik. Ja nii ta on. Ja nüüd me saame siit avaldada B. B on võrdne I jagada 4pi epsilon 0 ja R-iga, see R siit korda 1 miinus koosinus alfa ja müü 0. Ja nüüd me võrdleme seda valemit seal ja me näeme, et me saimegi täpselt kena samasuguse asja välja arvatud see, et me siin unustusime epsiloni indeksi 0 kirjutada juurde. Nii, tahte teine meetod on nüüd aru saada, tõst käsiga on. No, siin ees taga olid leipad käed, aga ees ei ole päris. Kumb teile rohkem meeldis, kas esimene või teine meetod, kas integreerimine, Biot-Savaris integreerimine või see teine? Tõtke käsi, kellele meeldis Biot-Savariga rohkem. Tõtke käsi, kellele meeldis teine rohkem. Suur osa ei meeldinud kumbki, saan aru. Tõele harjutama, ega mitte teile meeldib. Küsige palun. Kui siin on midagi nüüd segas. Me võime veel korra läbi vaadata, mis me tegime. Tegime seda, et me kasutame seda teoreemi siin. Ampääri tsirkulatsiooni teoreem, mis teab magnetvälja tsirkulatsiooni ja voolu ja elektrivälja voolu. Ja meie protseduur oli selline, et meil oli sirgvool, mis tuli lõpmatust ja lõppes siin ära. Ja me vaatame seda niimoodi, kui ta ära lõpeb, siis hakkab siin laeng kogunema selle kera peal. Ja meil hakkab punktlaeng hakkab kasvama, nii nagu I korda T. Q on võrdne I korda T, ma arvan, et see oli siin kusagil kirjas. Siin samas ongi I korda T. Q on võrdne I korda T, musta kirja alla punane. Nii, ja laeng hakkab kasvama, elektrivoog hakkab kasvama, elektriväljavoog, see, mis sinna valemisse läheb, eks ole, elektriväljavoog. Ja nüüd me ühest küljest kirjutame tsirkulatsiooni selle jaoks, see on 2πRB, eks ole, see on elektrivälja tsirkulatsioon. Magnetvälja tsirkulatsioon, see on ühe võrrandi vasak pool, eks ole, ja edasi tuleb võrrandi parem pool. See on meil ainult see, sest see on meil võrra nulliga. Ta on nulliga sellepärast, me võtsime kontuuri niimoodi, et siit sellest kontuurist ei lähe voolu läbi. Kui me oleks edasi võtnud, siis ta oleks läbi läinud, eks ole. Kui oleks sellise võtnud, siis oleks seda vool ka läbi läinud, siis oleks olnud 2 komponenti. Aga miks me võtame 2 komponenti, kui me võtame ühega, võtame teistpidi selle pinna niimoodi, et ei lähe voolu läbi. Ja selle tõttu meil see on 0. Ja ainult seda pinda mööda läheb meil magnetvoog läbi, elektriväljavoog läbi ja elektriväljavoog on siis selle kihi pindala, selle jaoks me tuletuse valemit, see on 2πr ruut korda 1 miinus koosinus alfa, on see pindala. Elektrivälja pinna normaal on sama sihilised, selle tõttu on lihtsalt pindala ja elektrivälja korrutis E. Nii, nüüd E jaoks oli meil Coulomb'i seadus, ütles meile, et elektriväli on selline. Ja ongi meil asjad koos, on vaja asendada see E siia sisse panna. Ja siis me saame sellise vastuse. Ja see on nüüd see, mis läheb sinna parema poole sisse. Elektrivälja tuletis, nagu me näeme, seal on meil tegurid epsilon 0 ja müü 0. Ja võtame selle tuletise, aga aja järgi, aega on siin T, eks ole. Jääb meil I alles. Ja see muutub meil, lihtsalt see T kaob ära. Epsilon 0 kaob ka ära, sest me korrutasime epsilon 0-iga. Müü 0 jääb ja ongi selline paremal pool. Ja nüüd on meil avaldise vasak pool ja parem pool. Vasak pool on see, parem pool on see.
Nüüd on vaja avaldasid B. Saame B avaldada ja saada tuleb. Ma ei tea, kas sellest läbivaatamist oli kasu. Proovime tõstke nüüd veel käsi, kui enam-vähem aru saada. No, natuke parem. Nii, ma ei tea, oleks võib-olla veel mingit uut ülesannet vaja teha. Küsimus? Tahtsin küsida, mis kontuur täpselt on, kui seda valitud piiratud on ja niimoodi. Täpselt on ja kuidas. Kontuuri või võtta valida täpselt nii nagu ülekooli. Aga tasub valida niimoodi, et me midagi arutada ka saame. Teisena mõtet võtta ainult rakenda seda tsirkulatsioonitarel meetmed ainult siis, kui me saame lihtsalt leida sellise kontuuri, kus meil terve see tsirkulatsioon taandub lihtsalt korrutiseks. Teisena, näiteks selline, nagu ta siin on selline rõngas lihtsalt. Niimoodi me teame, et magnetväe jõujoon on täpselt samasuguse kujuga nagu kontuur ja peale selle, et ta on homogeenne, või on samasuguse konstantse tugevusega piki tervet seda kontuuri, nagu antud juhul on tänu sümmeetria. Pöördesümmeetria, järelikult igas sellest rõngapunktis on magnetväe kasutada. Ainult siis taandub see korrus. Suvaline avatud. Mingi suvatud? Kas on mingi suvaline pind, mis võib olla näiteks avatud? Tähendab, meil on niimoodi, et kontuur on suletud kõver. See on kontuur. Selle kontuuriga me tõmbame mõttelise pinda. Ja see peab olema nagu treidikine traatrõnga täpselt samasugune. Et ta ei ole suletud, ta lihtsalt katab terve selle pinna. Ja see terve selle kontuuri auku nii-öelda täidab ära, et auk on kinni. Olete, et traatrõnga teebi vette kasvab, siin jääb kile peale, eks ole. Täpselt saavutuse puhuta sinna seda deformeerib. Et tulebki teil midagi sellist. Minu trummi nahk, eks ole, on rõngas nahk. Kui nahk on lõpp, siis ma kotti, nagu siia soovib ikkagi. Siin ta ei pea olema nagu trummil, ta on pingule tõmmata, siin ta ei peale. Võib-olla sellise kujuga nagu tahaks. Ja ühest küljest on meil siis kontuur, tsirkulatsioon mööda seda suletud joont ja teisest küljest on meil magnetvälja, antud juhul elektrivälja voog läbi selle pinna, mis on sinna peale mõtteliselt tõmbab. Ja nende suundadega on niimoodi, nad peavad vastama kruvireegli, eks ole. Ja kui me räägime sellest avaldise paremalt poolt, eks ole, IE on võrdne meil integraal. Siin tegelikult me kirjuta seda peale. Pind ei ole suletud. Sellepärast me tõmba ring. Siin on sellepärast ring peal, et see kontuur sulgub iseendasse. Siin ei ole ringi peal, sest et see pind ei ole meil suletud. Aga kui meil on kautsitareen, siis on meil suletud pind, ta nagu eraldab selle ruuma enda sees, siis me tõmbame jälle ringi peale. Nii, siin ei ole ringi peal, siin ta on E korda DS. Mõlemad on suunaga suur. Teil on alati vabadus valida kontuuri selle joone suund.
Ehk te võtate joone, suvalise, nagu öeldud, kõige otstarbekas arvelt võtta näiteks mingi ringikujuline. Ja nüüd, kui te olete selle suuna valinud ja tõmbate siia sellise pinna peale, eks ole, siis selle pinnasuund peab vastama selle kontuuri suunale, kruvireegliga. Kui te keerate niimoodi, siis pinnasuund peab minema sinna, kuhu kruvi läheks praegu sisse, eks ole. Nii et see pindalelement D-sid peavad olema see tahvli sisse, kui võtsite kontuuri selliseks. Kui te oleks võtnud kontuuri vastupidiseks, seda oleks ka saanud teha, siis oleks muutunud ka DS läinud vastupidiseks. Kui te oleks võtnud kontuuri sedapidi, siis oleks see DS tulnud sedapidi. Need peavad omavahel klappima. Ja siin, kus meil see teine valem oli, Faradayi seadus, oli selline, et integraal EDL võrdne miinus D jagada DT-ga, integraal BDS. See miinus tähendab, miinus tuleb siis, kui see hoolikalt neid märke jälgite. Täna me väga neile märkidele ja kruvireeglitele väga tähelepanu ei pööranud, aga näidanud see miinus seal on. Ja seal siin ei ole, siin on pluss. Selline asümmeetrik, siin on pluss ja siin on miinus. See on oluline. Nii. Lähme edasi või? On veel küsimusi? Enam-vähem või? Nii. Mingi uus ülesanne. Näiteks selline. Et me võtame traatrõusa, mis kannab homogeenset laengujoon tihedust. Lamma. Väga pikalt sinna maaga ei ole, aga natukene on. Pool tundi umbes. Pool tundi. Nii, ühesõnaga meil on siis traatrõngas ja lambda on laengujoon tihedus. Küll vaatab, teil on midagi tuleb peale seda või mis kõik niimoodi praegu ära lähevad, on midagi toimub veel varsti või? Ei toimu? Lihtsalt buss läheb. Nii. Ja mõtlesin, et kui kõik niimoodi koordineeritud lähevad, läks see on mingi, ma ei tea. Nii, et küll vaatab seda meil niimoodi, eks ole. Nüüd, kui meil on siin telje peal, punktlaeng Q, sama märgiline. Kui ta on nüüd läheb natukene teljest kõrvale, siia, siis see tekitab meil elektrivälja sinna, see tekitab meil sinna, resultant elektrivälja meil üles, eks ole. Järelikult see tõukub minema, eks ole, on nii? See laeng. Aga teeme nüüd niimoodi, et me ei lase seda juhtuda. Me paneme siia kaks plaani. Paneme ühe plaani siia niimoodi ja teise plaani siia niimoodi. Ja nüüd on see laeng kahe plaadi vahel. Ja nüüd ta saab liikuda ainult horisontaalis. Ja nüüd me viime selle laengu, selle kuu, viime siia natuke väiksele kaugusele. Väiksele kaugusele X keskplaanist. Ja küsimus. Temal on laeng Q ja mass M. Ja terve see raadius on meil R. Küsimus, mis juhtuma hakkab? Kuidas see laeng liikseb? Mida?
Keskele. Mis ta teeb? Liigub keskele? Miks? Sa tead, et paremad on lähemal, aga on teine kaar on. Okei, oletame, et vastus on õige, aga kui ta läheb keskele, siis hakkab mingi võnkumine või? Võiks olla või? Jah, siis teie kohe. Nii, aga siis on kohe järgmine küsimus, mis on võnkumise periood. Ühesõnaga, vastus õige. Rauno aitles õige, las läheb niimoodi, et ei olnud küll päris see, mida ma tahtsin, aga õiges suunas, pool punkti. Aga küsimus on, millise perioodiga ta hakkab võnkuma? Nii, ja nüüd, kes ütleb, et mida meil selleks vaja, eks ole, meil on vaja teada, oleks vaja teada, milline on elektriväli selles punktis, kus ta on, eks ole. Kes ütleb, kuidas leida selle elektrivälja seal, kus ta on, kaugusel lehel, see saab täispluspunktile. Kas on nagu ringi sees või? Ühesõnaga, meil on pealtvaate on selline, ringi siin on ta praegu pealtvaates. Keskpunkt on siin, aga laeng on meil praegu siin külje peal niimoodi. Aga see vaade on külgvaade. See traat on praegu siin niisugune. Siin on üks plaat, sinised kujutavad plaati, mis takistavad tal vertikaalselt ära minemast, eks ole. Me nägime, et kui ta siia läheks, siis see tõuks eemale. Me peame seda takistama, paneme ühe plaadi, teise plaadi, et ta ei saa seda Z suunast, sa ei saa liikuda. Sellepärast on need plaadid. Aga saab võrda vabalt seal vahel liikuda. Ja küsimus, millise perioodiga hakkab võnkuma. Siis siin.
jah. No. Me leiame selle. Suure võimalusega tekib lihtsalt see jõud, mis avadukseks, see vähemalt võrdmäärne selle X ja R kui kaugel see on sellest. Aga küsimus on, eeldus on, et X on hulga väiksem kui R. Meie eeldus on, et X on hulga väiksem kui R. Ja ma nüüd küsin teilt täis lootust, et keegi te oskab ära arvutada, mille pärast. Selle pärast, et tegelikult me täna seda meetodit juba kasutusime. Ja selleks, et jätta meetodit kasutame. Antud punktid elektrivälja leidmiseks. Jah. Ei ole see sama vool, teise ilma käitud. Aga Rauno ei ole ainult nüüd või? Mis meil on laual? Meil on ühest küljest, meil on laual biosavari seadus. Seda juba pakkus keegi ja ma laitsin maha, et see on natukene tülikas seda integreerida. Mitte biosavari, see on koloniseadus, aga me integreerida koloniseadus. Aga selle ma laitsin maha, koloniseadust integreerida. Nüüd, mis meil peale selle on laual, ega seal palju ei ole varianti. Elektrivoog ja milline on seal elektrivoog, kui me võtame väikse mingisuguse mõttelise ruuma seal kandis. Elektrivoog laengut ei ole, eks ole. No see, ja seda, me tahame seda ringi tekitada elektrivälja, nii et seda punktlaengut me ei vaatle. Ringi laengud on kõik ringi peal, seal ei ole mingit laengut, eks ole. Nii et järelt on null, eks ole. Noh, ta on nüüd natukene päris täielikult see vastus ei olnud, aga ei tea, ma päris teid punkti ei anna, ma olen praegu pool. Nii et kokku 2 plusspunkti. Aga me teeme täpselt seda, nagu meil oli see teine meetod magnetvälja leidmiseks. Magnetvälja leidmiseks me arvutasime magnetvälja voog. Niimoodi me oleme läbi mõttelise kastis edasi, et me ütlesime, et koguvoog on 0. Me ühtede pindade pealt saame arvutada ja teiste pindade peal peab täpselt võrdne vastasmärgid olema. Siin on täpselt sama plaan, et me võtame praegu siis niimoodi, et võtame näiteks sellise värgi siin, et võtame niisuguse mingisuguse karbikese raadiusega X ja mingi kõrgusega H näiteks, või 2H. Kõrgusega 2H ja siis me saame. Ühest küljest meil, mida me tahame, seda tundmatu elektriväli. E korda 2πH korda 2π R korda 2π X korda H. 2πx on ümbermõõt ja H annab meile pindala, selle külgpindala, eks ole. On nii? Külgpindala siin. On meil see siin. Ja elektrivoog läbi selle ühe, aga et neid on 2. Ei, vabandust. See on radiaalne, eks ole, elektriväli on meil siin siis radiaalne, ta peab tulema sisse. Ma tõmban kõik rohelised, aga siin on meil elektriväli on meil sisse. Nii et saab hinna normaali igal pool ristige elektriväli korda ümbermõõt annab elektriväli voo, mis sinna karpi siseneb. Ja see peab olema võrdne sellega, mis läheb külgtahkudest välja. Ja see on võrdne nüüd Z-suunaline
seal keskpunkti piirkonnas korda pi r ruut, mitte r, vaid x ruut, pi x ruut. Eks ole, selle pindala ja korda 2, sest neid on üleval ja all sümmeetrialt ühesugused. Selline võrdlus. Siit on meil praegu ainu asi puudu e-setit, aga e-seti me saame suhteliselt lihtsalt leida. Mille pärast me saame e-seti leida lihtsalt sellepärast, et see on meil punkt telje peal lihtsalt, eks ole. Telje peal, kui me ka natuke kõrvale läheme, ta ei muutu palju. Nii et telje peal on meil e-set. E-set on meil võrdne, no kui meil on siin mingi laine DQ, eks ole, see siin. Siis e-set, selle tekitajatele DE-set on võrdne DQ jagada 4 pi epsilon 0 ja kauguse ruuduga, see on see suur raadius ruudus. Ja korda selle nurga alfa siinus. Korda siinus alfa. Aga siinus alfa on meil võrdne. See kõrgus H jagada R-iga. Nii et me saame nüüd integreerida üle kõikide kuude ehk üle terve ringjoone, saame kogu elektrivälja EZ. EZ on võrdne, kogu laeng Q on 2 pi R korda lambda on kogu laeng, eks ole, see on meil kogu Q. Ja jagada 4 pi epsilon 0 ruuduga ja korda siinus alfa korda H jagada R-iga. Nii, ja nüüd on meil siis, me kirjutame selle uuesti välja. Meil on siis seos, et E on võrdne EZ, piid taanduvad välja, kahed taanduvad välja. Üks X taandub välja. On võrdne EZ korda X jagada H-ga. Ja oota, 2 ei taandu välja. 2 taandub välja. 2 taandub ka välja, jah. Aga ma unustasin selle ära, et kõrgus on tegelikult meil mitte H, vaid 2H. Nii et ma vaatasin, et kuskilt üks tegur on puudu, korda 2, et see 2 jääb siiski alles. Jagada 2H-ga. Ja nüüd E-seti paneme sisse, saame, et see on 2 pi R lambda H jagada 4 pi epsilon 0 R kuub ja korda X jagada 2H-ga ja saame selle tulemuseks piid taanduvad ära. Nüüd üks R taandub ära ja puutub alles. H-d taanduvad ära ja ühed kahed taanduvad ära. Jääb alles lambda X jagada 4 epsilon 0 ja R ruuduga. Ja see võiks olla see vastus. Jah. Kas te saaksite täpsustada, milline pealtvaates see väike kastik? Pealtvaates. See on pealtvaates ühte karp, pealtvaates on meil selline. Ja külgvaates on selline.
Nii, tõstke käsi, kui see on enam-vähem aru saada, mis tahtmine on. Nii, ja siit edasi nüüd perioodi leidmine juba lihtne, eks ole. Meil on elektriväli on niisugune, järelikult meie Newtoni teine seadus omandab kuju M korda X-i teine tuletis on võrdne miinus E korda Q on võrdne miinus tähendab seda, et ta toob tagasi miinus lambda Q jagada 4 epsilon 0 R ruuduga korda X, mis tähendab, et omega ruut on selle ja selle suhe. Omega on võrdne ruutjuur lambda Q jagada 4 epsilon 0 R ruudu ja M. No ma ei hakka siit perioodi kirjutama 2 pi, aga see omegaga. See on see osa, mida te pidite ise lugema. No loodan, et te nüüd lugesite juba läbi. Nii, no nüüd on mingi 10 minutit jäänud vist alla selle juba. Oi, 9 minutit. Teeme veel. On küll natuke vähe, et korralikult teha, aga samas oleks suhteliselt ka vajalik asi võib-olla. Näiteks, kui me plaatkondensator, millest me enne rääkisime. Olgu meil plaatkondensaator ja siin pinna peal on laeng Q, pindala on S. Küsimus, millise jõuga mõjuvad need kaks plaati omavahel? F võrdub, küsimärk. Ja kuidas ta leis? Niimoodi, et kui me mõtleme selle peale, et on elektriväli, elektrivälja jõujoone, nagu me enne rääkisime, meil on homogeenne elektriväli, siin niimoodi alla, ainult plaatide vahel on. Väljas ei ole. Nii et elektriväli, kui me teeksime siia sellise graafiku elektriväli ja siin on meil koordinaat X, siis ta läheb niimoodi, hüppab siin mingile väärtusele, et läheb alla ja läheb siia ja tuleb siia. Nii et kui me tahaksime jõudu arvutada, esimene mõte oleks, et E korda Q, F on võrdne E korda Q, eks ole. E korda Q. Aga siin tekib meil küsimus, milline E, sest et E on, siin on ta 0 ja siin on ta E. Millise E me peame mõtlema. Ja seda on kõige lihtsam seda arvutada niimoodi, et see E, mis meil siin kokku tuleb, tema tuleb tegelikult on superreaktsioon kahe asja elektriväljast. Üks on meil ülemine plaat, teeme ta mustaks. Nii ülemise plaadi elektriväli on selline, et mis on all, ta on allapoole suunatud. Ja üleval on ta vastupidine. Tema tekitab meil siin sellise välja ja siin tekitab ta sellise välja. Nii et tema muudab selle plaadi juures, muudab märki. E-graafik on meil selline. Nüüd alumise plaadi elektriväli, teeme selle roheliseks. Tema graafik on selline, et üleval on ta samasuunaline
Nii et tema tuleb meil sellisena. Ja kui me nüüd need musta ja rohelise kokku liidame, siis me saame selle punase. See on nagu nende kahe välja superpositsioon. Et väljad nad taandavad ära, vahel jääb alles. Ja järelikult, kui me tahame nüüd arvutada jõudu, on mõttekas võtta ühe plaadi tekitatud elektriväli, see must elektriväli selle rohelise plaadi juures. Nii et me saame järelikult F on võrdne nii E1, see ülemise tekitatud. Või paneme indeksiga EM. Korda U ja roheline. Ja see on meil võrdne nüüd sigma jagada 2 epsilon nulliga. Mäletakse, et siin vahel me sigma jagada epsilon nulliga. Sigma jagada epsilon nulliga, see on sigma jagada 2 epsilon nulliga. Sigma jagada 2 epsilon nulliga korda laeng, mis on sigma korda S. Et kokku me saame järelikult sigma ruut jagada 2 epsilon nulliga korda S. Või selle võib ka niimoodi kirja panna, et see on elektrivälja terminites. Sigma jagada epsilon nulliga on meil E, eks ole. Nii et see on võrdne meil epsilon null E ruut jagada 2 korda S. Nüüd, kui siia peale vaadata, siis see toimiks nagu sedasi, et meil on rõhk, see nagu toimib efektiivselt elektrivälja rõhuna, eks ole. Elektriväli avaldab rõhku, tahab laiale minna, eks ole. Elektrivälja rõhk on selline, ja etteruttavalt, mida te saate, kuna natuke hiljem räägime, aga see asi siin on meil tegelikult ka energiatihedus. Nii et energiatihedus on meil epsilon 0 E ruut jagada 2-ga, aga see toimib ka rõhuna. Nii. See on enam-vähem aru saada. Ja seda asja saaks jälle mitut moodi teha, aga ma arvan, et ülejäänud meetodid jätame natuke hiljemaks. Siis, kui me räägime juba elektriahelatest, elektromotoori tööst ja taolistest asjadest, siis tegelikult seal on veel energia ja virtuaalnihke abil saab seda teha ka ja veel 2 erineval moel, nii et need ülejäänud 2 meetodit jätame hiljemaks selle sama asja arvutuseks. Nii. Üks koduülesanne teil juba oli. Nüüd ma mõtlesin teile sellised ülesanded veel. Ma ei tea, nad ei ole minu punkti väga lihtne. Äkki oleks soov ka, kui ma annan teile 2 veel juurde. Esimene oleks meil selline, et meil on metallkera ja ma annan teile seletuse ka. Selle ma arvan, siis te saate ehk lihtsamalt teha. Nii, ma teeme selle kodusele hästi lihtsaks. Niimoodi, metallkera, mis kannab laengut Q. Ja tema raadius on R. On metall. Ja nüüd me lõikame ta poole. Ja nüüd, mis juhtub? Meil 2 poolt tõukuvad. Siin on laengu pindtihedus sigma pluss sigma. Siin on ka pluss sigma. Üks tekitab teise juurde elektrivälja, tõukuvad. Ja ei, vabandust. Jah, ikka tõukuvad. Ja nüüd me tahame seda leida seda jõudu, millega nad tõukuvad, eks ole, siin need 2 tõmbuvad. Nii et ta nagu see jõud, rõhumisjõud on tõmmatud sinna elektrivälja poole, eks ole. Nii, siin ta on ka elektrivälja poole tõmmatud, eks ole, sees meil E on võrdne nulliga. Aga väljas meil ei ole E võrdne nulliga. Nii et teie põhimõte, mida te tahate teha nüüd, on see, et arvutus seda jõuda niimoodi, selle, mis ma teile rääkis, et teil oleks nagu rõhk. Teil oleks nagu rõhk siin, P on võrdne epsilon 0 E ruut jagada 2-ga, mis tõmbab seda välja poole.
et ta võrreldes selle, kui teil on nagu rõhu all kera, siis ta surub sinna sissepoole, praegu ta kõik on muidu sama, aga ta on nagu vastassuunas, eks ole. Idee oleks siis leida seda rõhumisjõu abil. Te saate leida teada kogulaengut Q, te saate leida elektrivälja siin kera pinnal, võtate rõhu, kui E-ruut teeb siin 0,2, koorutate selle, no ma ei tea, nüüd on 2 varianti, kas te oskate seda ka ilma integreerimata või võtate siit ja integreerida üle pinna, jõud on teljesihiline, eks ole, siis te peate projitseerima need. No ta ei võiks olla tehtav. Tõstke käsi, kui teil tundub, et saate tehtud selle. Tõstke käsi, kui te arvate, kardate, et ei saa. Mida? Mis seal küsitud oli? Jõudu. Jõudu, millega need 2 poolt tõukuvad. Me lõikame ta pooleks, selle metallkera 2 pooleks ja need 2 poolt tahavad üksteisega eemale näiteks mõlemad sama märki laenguga, eks ole. Samad laengud saavad minema lennast. Nad on esialgu kokku surutud, ta ei lenda veel laiali. Aga millise jõuga? Kui me tahame neid koos hoida, millist jõudu me peame rakendama. Ja idee siis veel kord oli selline, et me leiame esimene sammuna, me leiame elektrivälja pinna juures, siis ütleme, et meil on rõhk, nagu hüdrostaatia rõhk, sama E0 E-ruutiga rahega, see, mille te leidsite. Ja siis aga tuleb tähelepanu pöörata selle, et jõud on eri suundades, eks ole, et te peate nad summeerima. Või tegelikult on üks nipp, kus te ei pea integreerima. Nii et tegelikult selle nipi teile ära ütlen, sest see mul tuleb väga lihtsalt. Te saate kindlasti integreerida, aga ma usun, saate hakkama. Sellepärast ma teile seda nippi praegu ei ütle, ma jätan teile selle ära tundmise rõõmu. Järgmine kord ma integraali ei näita, aga ma näitan teile nippi. Teeme nii. Teine, mida ma tahtsin teile, on selline, ei tohiks ka väga keeruline olla. Õigupoolest see on nüüd teine kodus. Teine kodu. Kolmas kodu. On selline praktiline ülesanne, vaadake, paljudes eksperimentides oleks vaja tekitada homogeenset magnetväli. Aga meil ei ole siin kusagil väga homogeenne olnud. Nüüd on, mida kõige sagedamini kasutatakse, nimelt Helmholtzi konfiguratsioon, Helmholtzi poolid. Helmholtzi poolid. Mis võtab ennast üks ringpool ja teine ringpool. Teatud vahemaaga. Mõlemad sama pidi. Ja nende vahel, siin keskel telje peal, on väga homogeenne või sageli paljude katsete jaoks piisavalt homogeenne magnetväli. Küsimus, kui kaugel need 2 ringvoolu peaksid üksteist olema? Külgvaatest on siis niimoodi. Siin on üks ringvool, siin on meil teine ringvool. See on meil siis raadius on R. Siin on ka raadius R. Ja nende vahemaa on D. Ja küsimus, milline peaks olema D? Selle jaoks, et magnetväli oleks võimalikult homogeenne. Ehk siis teeme niimoodi, me tahame, et meil DB keskel homogeenne. See tähendab DB. No loomulikult meil on niimoodi, et sümmeetria tõttu meil DB jagada DX, horisontaaltelg on X. Siis DB jagada DX-iga on meil 0 seal punktis, sest ta on nagu sümmeetriline funktsioon, eks ole. Sümmeetriline funktsioonil tuletis on keskpunktis 0. Paaris funktsioonis, eks ole. Magnetväli tuleb meil midagi sellist, see on B ja see on meil X. Ja tuleks põhimõtteliselt meil, siin on meil üks kontuur, siin on teine kontuur, tuleb midagi, no näiteks võib tulla midagi sellist. Telje peal. Teljed.
no ütleme selle ühe kontuuri lähedal ta on suhteliselt tugevam, siis ta langeb allapoole, siis ta läheb niimoodi, eks ole. 2 küüruga kaamel võib olla keskel, ta on igal juhul 0. Nüüd, kui me viime nad lähemale, siis 2 küüru kaovad ära, 1 küür jääb alles. Ja kui me viime nad lähemale, siis meil tekib midagi sellist. Kui need punktid oleks meil näiteks niimoodi, siis oleks meil 1 küüruga kaamel. Kuskil seal vahepeal on üleminek ühelt teisele. See on punkt, kus meil teine tuletis läheb 0. Siin meil esimene tuletis on 0, teine tuletis ei ole 0, ta on kõver või kumer. Aga seal vahepeal on see punkt, kus teine tuletis on 0. Nii et te tahate sellist punkti, kus d jagada dx ruuduga on võrdne 0. Puhtalt praktiline ülesanne. See ei tohiks teile sellepärast keeruline olla, et meil tegelikult on ringvoolu jaoks telje peal, telje suunal ja magnetväli avalis olemas. Me tegime seda. Et te peate lihtsalt võtma selle avaldise, panema teise ringi ja need 2 kokku liitma. Saate mingi pikema avaldise. Seda võib olla matemaatiliselt natuke keeruline teha, aga te võite julgelt kasutada igasugust Wolfram matemaatika ja taolisi asju, te võite ka numbriliselt lastada ja midagi arvutada. Et tegelikult teil on taanduta matemaatika üle. Aga füüsikaline väärtus on see, et see on laialdaselt praktikas kasutada selline seade. 2 ringvoolu ja seal keskel, kui nad õigel kaugusel üksteisest, keskel on hea homogeenne magnetväli. Mille pärast me räägime tegelikult ainult pikitelge, eks ole. Aga me täna nägime, et meil tuletis ühes suunas, pikitelge on seotud ka tuletisele ristsuunas läbi selle Gaussi teoreemi. Me kogu aeg kasutasime, et nii palju kui ühest vastastahkude voogude vahe on, nii palju peab külje pealt välja minema. Et kui meil on selline olukord, kus on ta pikitelge homogeenne, siis on ta ka riskitelge võrdlemisi homogeenne. Seal läheb ka selline tuletis 0. Nii, kuidas on tunne? Tõstke käsi, kui te arvate, saate sellega tehtud. Veel kord, mida te peate tegema? Võtate tänasest loengust. BX-i avalduse telje peale. Ringvoolu magnetväli avalduse telje peale. Ja liidate 2 tükki kokku. 2 ringvoolu BX-id kokku. Siis nõuate, et teine tuletis oleks 0. Ja vaatate, kui kaugele tulevad. Saate guugeldada Helmholtzi poolist. Ja vaatate, mis õige vastus on. Ja saate vaadata, kas selle asjad klapivad ka. Helmholtzi pooli. Helmholtz coil on inglise keeles. Nii, ja läksime üle 7 minutit, vabandust. Kõigepealt me lõpetame.